Tervist, minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja vaatate Fotograafiska jutusid. Meil on suur rõõm taaskord külaliseks tervitada Toomas Volkmanni. Tere, Toomas! Tere! Kõige esimene küsimus, mis asi on üldse moefoto? No sa pane mind kohe algul kogelema. Et okei, nüüd on see pomm lõhke, ma pean tulema välja sellest. Võib-olla ma peaksin vastama Saara Mooni sõnadega, et ta ütleb, et moefoto on tema jaoks midagi sellist, mis on determineeritud nii vormi poolest, nii otstarbelt. Võib-olla ongi kõige tähtsam asi on see, et moefoto on sihtotstarbeliselt tegelikult välja mõeldud kompositsioon, mis peaks müüma, mis peaks iseloomustama seda toodet, mis on üles võetud sinna pildi peale. Aga samas võib ta olla ka lihtsalt mingisuguse elulaadi selline juurde mõeldud osa või propageeriv image. Mida ka Saara ütleb, et ta ei ole kunagi sellest aru saanud, et kui tänapäeval püüakse mingisugust toodet müüa, et sa pead väga täpselt teadma, et mis sa pildi peale paned. Ta ütleb, et ilus pilt müüb iseennast. Et seal ei ole nagu sellist suurt vahet. Et ma ei tea, kui see on nüüd järgmine küsimus on see, et aga mis on reportaažfoto või? Ei, see ei ole, mul on kaks erinevat varianti järgmisest küsimusest peas. Üks variant on see, et Saara Moon, kui siis moefotograaf, mismoodi sa siis kategoriseeriksid teda seda laadi fotograafina, sellepärast, et tema fotodes ilmselgelt ju ei ole sellist kindlat kuidagi produktile või mingile tootele suunamist, vaid see on selline hästi palju üldisem, seal on kindel tunne, kindel feeling sees ja see tähelepanu kindlasti esmaselt ei lähe sellele esemele, mida me peaksime justkui ihaldama. Et kui sa vaatad Saara Mooni biograafiat või kuidas ta fotosse on sattunud, eks ta satub sinna läbi modellinduse. Põhimõtteliselt samamoodi nagu Ellen von Unvert, et kes on modell ja siis keegi annab talle kaamera ja siis ta hakkab pildistama. Ja ta algul tegelikult pildistabki ju ainult neid moefotosid. Ja kui sa vaatad edasi, siis tegelikult ta hakkab pildistama moefotot, mis on lähedal tema sõprusseltskonnale ja ringkonnale ja kui sa mõtled veel selle 60ndate peale, kus moemaailmas tekivad uued sellised väga põlvkondlikud tuuled, et Iba näiteks Londonis ja ka Cacharel, kus ta on hiljem pildistanud, et need tulevad kõik kuskilt 60ndate lõpust. Ja sellepärast ta algul ta pildistab, ma arvan, ta ei pildistage väga kaua üldse nagu moodi kui sellist, seepärast, et pärast 85. aastat seal juhtub tema elus mingisugune kellegi surm, nii nagu ma olen lugenud, ta on hästi diskreetne, et tema kohta midagi välja kaevates võtab mitmeid tunde ja tegelikult sa ei jõua ka eriti kaugele. Ja pärast seda ta tuleb moest ära. Et enne seda ta on pildistanud ajakirjadele, kõikidele suuri Novale, Marie Claire, Vogue, ühesõnaga ütle ajakirja ta on seal olnud. Ja ta tegelikult ka rõhutab seda, et ta ei ole moefotograaf. Seepärast, et see lisandus sinna ei ole õige. See on nagu Peter Lindbergi puhul on sama, et temast räägitakse kui moefotograafist. Ta püüab iga kord sellele vastu põtkida, kui vähegi saab, seepärast, et eriti Saara Mooni puhul see on tegelikult pigem ta on nagu pildikiri, mis ei ole vale tema puhul. Ja isegi need pildid, mis on tal tehtud suurtele firmadele, algamisest Cacharelist, mida ta on 20 aastat või üle selle pildistanud, Diorid, Comte de Garçon, Chanel ja seal on ka veel mitmeid ilmselt, mis mul ei ole praegu hetkel meeles. Et ta püüab vältida sellist produkti lähedast ülesvõtet. Ja seal on alati tegemist tema sellise tüüpvisiooniga,
mis on tegelikult erinev, see, kuidas me teda praegu tunneme, see, mida me näeme tema piltide peal praegu, mis on selline natuke hägune ja tegelikult romantiline, ütleksin, selline kõige paremas mõttes see kooti romantiline, kus me räägime surmast ja nooruse kadumisest ja kus on kogu aeg see noorus ja surm seisab kõrvuti, loomulikult on ta tavaliselt naissoost ja ma ei räägi, Werther põhimõtteliselt ta ahastas kui naisterahvas, eks, kui ta otsa peale tegi endale, aga see nooruse kadumine, enese varjamine, et see on ka tema moefotodes sees. Okei, põhimõtteliselt, kui ma prooviksin hästi lihtsalt ja labaselt seda kokku võtta, siis Sarah Moon tegi vähemalt moefotot nii, et nagu see ei oleks moefoto, eks ole. Ja siit ma küsin selle teise küsimuse, mis mul peas oli, mis on seotud kolmanda näitusega, mis meil praegu fotograafilises on, mis on Lõuna-Korea fotograafi Joe Jisoki näitus. Kuna tema on selline fotograaf, selline kunstnik, kes ise väga vähe räägib, ta oli üks väga vähestest kunstnikest, kes ise ei tahtnud siia koha peale tulla, sest ta ütles, et ta ei oska rääkida, ta ei oska ennast sõnadega väljendada, ta ei taha anda tuure, ta ei taha anda intervjuusid, et minu pildid, eks ole, kõnelevad minu eest, see on minu kunst, vaadake ise. Ja mina siis proovisin võimalikult palju informatsiooni leida tema kohta. Väga-väga keeruline, sellepärast, et enamus on korea keeles, ise ta intervjuud andnud, eks ole, vähe. Ja mis ma suudan leida, on lihtsalt välismaa, enamasti ameeriklaste, mõnedki Euroopast, siis kriitikute hinnangud tema näitustele. Ja see läbiv joon, mis mina leidsin, oli see, et öeldi seda, et kuna tegemist on ilusate fotodega, siis need ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt moefoto. Siit ei saa leida mitte mingisugust kunsti, siit ei saa leida mingisugust nii-öelda tagamõtet, et see on lihtsalt ilus, esteetiline moefoto ja siin puudub täielikult mingisugune nii-öelda sügavam tõde või midagi sellist. Mis minu reaktsioon on? Ma arvan, et see on täpselt samalaadne kui Sarah Mooni puhul. Just, et ega ta ise oma fotodest väga palju ei räägi. Ta kirjutab, aga ta ei kirjuta oma fotodest. Ta kirjutab tööprotsessist, ta kirjutab, mille pärast ta seda teeb. Ja tema käest midagi kätte saada selle kohta on keeruline, kui me räägime sellest Korea poisist. Ja ma mäletan, ma olen vist 2 korda vaadanud ja loomulikult on see natuke petlik, et ta on hästi värviline ja lilled ja selline naiselik ja loomulikult sa paned kokku mingisuguse sellise Jaapani, Korea esteetikaga, et kus on ikebana või Buddha tants ja püüad veel selle moe sisse panna. Aga ta ei anna ennast nii kergesti kätte, seepärast, et ta on täpselt see, et kui sa juba arvad, et ma nimetan ühe nendest nimedest, mida ma ka praegu välja tõin, siis ta kaob sinu sõrme alt ära. Ja see on ka Sarah puhul see, et ma leian sealt nagu täpselt selle seose ülesse. Et see on nagu mingisugune hetkeline asi, et ma ei saa panna sinna ideoloogiat taha. Ma võin stiili kirjeldada, aga ma ei saa teda ideoloogilises sellises tagaplaanis hakata lahkama, et kuhu ta jääb kas paremale vasakule poole või siis ta püüab kas üksteise vastu paremale vasakule võidelda või siis püüab kompromissi leida või kas ta tahab olla moefotograaf või ta ei taha olla või ta protestib selle vastu. Seal ei ole mitte ühtegi tavapärast lähenemisaspekti. Alati pildiga on see, et üleüldse tekstiga, on ta siis visuaalne tekst või on ta kirjatekst, on see, et sa pead leidma ju meetodi, et kuidas ma lähenen sellele, et mis parteis ta vähemalt on või kas ta on nüüd, kas see visuaal on ta narratiivne visuaal, kas ta püüab narratiivi vältida, kas ta on minimalistlik ja mis iganes, et kuidas talle lähedale saada. Ja ma arvan, et hea visuaal ongi see, et tast on väga keeruline rääkida. Tast on väga keeruline rääkida, seepärast, et kui ma alustan mingist visuaalist, et panen näiteks oma töö, mingi visuaali panen seina peale ja siis sinna kõrvale lasen mingit 4A4 ja tihedat teksti, siis ütleme selliste kunstlike puhul ma tavaliselt täiesti õigustatult ma lähen ära. See ei ole mitte minu protest, vaid
tead, mul ei ole nii palju aega. Tähendab, ma valin kas mingisuguse tänaval kohvikus istudes ühe kohvi või siis lihtsalt jalutan minema, mul ei ole tarvis. Ja tegelikult nüüd tulen jälle tagasi Saara juurde. Ühes intervjuus ta on öelnud, et ta ei saa aru, mis tähendab, et teda on nimetatud ka vahel kontseptuaalseks kunstnikuks. Et ta ei saanud absoluutselt sellest aru. Ta ütleb, et mul ei ole kontseptsiooni. Et mida siis tähendab, et kui mul on kontseptsioon, kas ma mõtlen välja intellektuaalselt mingi kontseptsiooni ja hakkan seda siis täitma vastavalt sellele ideoloogiale või vastavalt minu positsioonile, mis tegelikult on mingi ideoloogia sellises haardes või hõiveseks, et ei saa olla positsiooni, konstruktsioon, mis ei ole nagu ideoloogiline. Ja ta ütleb, et aga kuidas ma saan seda teha? Et mida siis tähendab, et ma lähen välja ja ma püüan valida ainult neid objekte, ainult neid nähtusi, ainult neid situatsioone, mis vastavad selle minu enese poole surnuks kirjeldatud sisemisele või mingisugusele visioonile või kontseptsioonile. Et ta ei saa sellest aru. Ja seda on ka täpselt näha. Et siit tulebki ilusasti see sama, millest me rääkisime, et me ei saa, ta on nii keeruline temast rääkida. Temast saab rääkida võib-olla kompositsiooni kaudu. Kindlasti saab rääkida näiteks Saara Moonist tehnikate kaudu, millist tehnikat ta kasutab ja kuidas ta saavutab seda. Ja siis saab rääkida poeetiliselt. Ja ka ütleme detailide kaudu, keda ta kasutab, milliseid tüpaaže ta kasutab, milline on õhustik seal. Aga tegelikult see on nii, et see on minu 3., 4. järguline vihje nendele töödele. Et ma mõtlen, et see, kes meid kuulab ja vaatab, et on isegi keeruline aru saada, mis jutt see on, mida ma räägin. Okei, aga proovime, ma küsin sulle võib-olla jälle ühe küsimuse, mis on raske küsimus ja see tuleb ainult minu ignorantsist, sellepärast mina ise proovin asjadest sellisel väga lihtsal baaslevelil aru saada. Sest minu jaoks, kui ma lugesin seda sama või nende mitme erineva kriitiku hinnanguid, siis sellisel, et see on moefoto, see on lihtsalt ilus, seega sellele ei saa olla mingisugust nii-öelda sügavat mõtet. Siis ma hakkasin mõtlema üldse selle peale, et mis see nagu moekunst siis ka iseenesest on. Et mis eristab, kui ma ütlen moekunst, kõigile tuleb midagi pähe, eks ole. Teen erinevaid ilusaid riideid. Nii. Ja kui ma ütlen kunst, siis see tähendab midagi muud. Teen mingit muud sorti kunsti. Aga mis on siis nagu, kuidas ma küsin, mille poole siis moekunst pürgib? Mis on erinev sellest, mille kuidas kokku panna see mood ja kunst, moekunst kokku panna. Vaata, see on väga lihtne tehniliselt ja tehniliselt on see väga, väga lihtne mul või definitsioon siin nagu ette sulle öelda, et mood või moekunstiks tegelikult peetakse pigem haute couture'i, mis on kõrgõmblus ja see on selline osa moest, ma ei ütleks moekunstist, võib-olla laiemalt võttes moekunst, seepärast, et kas me saame H&M-i nimetada moekunstiks või isegi nagu kõrgemaid mingisuguseid brände või kas me saame isegi näiteks tänapäeval suurte disainerite nimed ka põlistatud näiteks igapäevamoodi, kas me saame seda kunstiks nimetada, me saame nende haute couture'i kunstiks nimetada, seepärast, et sinna on pandud just nimelt ideid, mis võivad olla seotud, ütleme hetke, mingisuguste meeleoludega, aga absoluutselt ei pea olema, seepärast, et kui sa vaatad, jälle sattus mulle ette vara lahkunud Alexander McQueeni raamat ja siis mõtlen, et tema minekuga lihtsalt saab nagu mingi epoh, mingi mõttetüüp otsa, seepärast, et tegelikult kui mõtleme moekunsti peale, siis see peab olema laiem kui ainult ready wear. Haute couture ongi see, et see on kõrgõmblus ja ta ei ole võlgu absoluutselt oma müügile mitte midagi. Seepärast, et seda tehakse kõrvalt. Keegi võib seda osta, selle lahjendatud variant, aga või siis kappi seisma on kollektsionääre, kes ostavad moekunsti ja kui nüüd jälle tagasi tulla, vaatan, sa tahad nagu defineerida seda Korea poissi kuidagi ära, et mille pärast täiesti ebaõiglaselt ka minu arust öeldakse, et see on lihtsalt mingi moefoto.
noh, see on veel hullem kui moekunstifoto. Seepärast, et tänapäeval ja veel praegusest taustast, kus me ütleme, et mood ei ole enam üldse moes, seepärast, et moodi ei ole või noh, nagu trendi ei ole võimalik isegi praegu luua. Et noh, kui ma küsin, et mis on tänavale vaadates meie viimased trendid, eks, siis viimane trend, mida me tänava peal näeme, on dressipüksid näiteks, eks, või noh, hästi mugav selline dressipüks, mul ei ole dressipükste vastu mitte midagi, aga noh, praegu on mood saavutanud sellise hetkeseisu, et ta võib midagi väga odavalt tehtud ja ilma suurte detailideta müüa väga odava raha eest ja massidele. Ja sealt hakkabki nagu see pihta, et kui meil ei oleks, või noh, siiamaani, kui on kogu aeg olnud kantava moe kõrval see haute couture ja seda on võrdselt vaadeldud, seepärast, et sinu see nagu kuningas istub selle trooni peal ikkagi, praegu enam seda ei ole, seepärast, et keegi seda ei vaata ja kui ma olen nagu tendentsi järgi vaadanud, et noh, mis on saanud näiteks Vogue'ist, noh, mida antakse välja, eks noh, suuremad on loomulikult Ameerika, Itaalia, Prantsusmaa, Inglismaa, Saksa, Hispaania ja aga noh, ma ei räägi neid idamaiseid, noh, Hiina on ka sinna juurde tulnud, aga noh, see on täiesti teine fenomen. Tänapäeval on nii, et sa võtad noh, imestusega mingi 2 aastat tagasi vaatasin päris põneva Prantsuse Vogue'i üle ja vaatasin, et ahaa, Saksa Vogue kõrval. Võtan lahti, oot, sama seeria, mõtlesin, kas ma olen nüüd vale ajakirja võtnud, et kas on ikkagi Saksa, ja oli Saksa. Ja siis tuli paari päeva pärast tuli Inglise ja täpselt need samad seeriad jooksevad ühest Vogue'ist teise. Ma räägin, 10 aasta tagune voogindus oli see, et iga riik sai lubada endale noh, totaalselt teise Vogue'i. Tema identiteet oli tähtis, tema moe identiteet, fotograafi identiteet oli tähtis. Ja ajakirjade kaasi müüs ka fotograaf. Neid osteti sellepärast, et see fotograaf on pildistanud seda modelli või siis näitlejateks. Et aga noh, praegu, ma ei tea, kas fotograaf üldse on tähtis, või et me räägime tegelikult, kui me räägime ka Saarast, siis ta on noh, samasugune suur mägi ja suur visioonide pank või hoiakute pank, mis ei mahu tänapäeva killustunud maailma üldse sisse. Aga kas see tähendab siis põhimõtteliselt seda, et see globaliseerumine ka sellel tasemel on jõudnud lihtsalt sellisele maale, et kõik on niimoodi ära ühtlustunud, et puuduvad sellised erinevad tõusud ja mõõnad, vaid on lihtsalt see, et üks asi läheb popiks, siis see valgub lihtsalt igale poole ja sellepärast ka puudub see, et Prantsusmaal on nii, Saksamaal, nii Inglismaal, nii Lõuna-Koreas teistmoodi. Ta on nagu selline nagu halvaks läinud muna, mis on katki läinud, et ta lihtsalt valgub välja. Ja seda võimendab kõik see noh, blogindus, mis on nii, et noh, lõpuks no, ka moes, ma jõuan sinnamaale tagasi, et rääkides moetudengitega, sa küsid, et noh, räägid näiteks ka sellest Ellen von Hunwertist või Newtonist, Helmut Newtonist või noh, ka Sarah Moonist, nad ei ole kuulnudki, nad ei tea ka seda, mis on 50. mood. Või et noh, me tavaliselt räägime oma stilistidega, et mis on 50. alguse, 50. kas Ameerika keskosariikide mood või siis on lääneranniku või on idaranniku mood 50. Noh, see on nagu igapäeva leksikon, tänapäeval seda enam ei ole. Kõik, noh, nad isegi tegelikult tänapäeval ei teata seda, kust kohast laenatakse, seepärast, et ajalugu kui selline on, noh, ses mõttes olen ma päri tegelikult sellise postmodernse ajakäsitlusega, et aeg on otsa saanud. Seepärast, et noh, kuhu me tõmbame selle kriipsu, seepärast, et see kriips ei ole üldse tähtis. Ja mida rohkem näiteks pakutakse, seda rohkem noh, me ka unustame seepärast, et tänapäeval töötab ju see visuaal ainult selle peale, et võimalikult kiiresti saada võimalikult magusad palad sealt selle tahvli tagant kätte.
ja see tähendab ka seda, et see töötab sinu mälule niimoodi, et sa unustad kiiresti ja mida kiiremini sa unustad, seda vähem sa tead, kust kohast on need asjad tulnud. See 90ndate alguse ja 80ndatel näiteks kollektsioone, kui palju tuli välja. No tavaliselt tuli sügistalvine ja kevad-suvine, 2 kollektsiooni. Siis see nihkus edasi varajane sügis ja talv. Ühesõnaga nagu sessoonne oli siis kevad, suvi, sügis, talv, eks. Ja siis see on juba 90ndate päris lõpp ja 2000ndate kuskil algus, kus kollektsioone tuleb juba 6 tükki. Mis tähendab seda, et sulle antakse kogu aeg ette, materjalid lähevad viletsaks, sa pead kogu aeg müüma. Selle hea külg on, mida rohkem sa topid, seda vähem inimene mäletab, mida ta eelmine aasta ostis. Ja seda rohkem on sul tegelikult võimalik müüa, kui mälutul on alati lihtsam asju müüa. Seepärast, et see on see kuldkala efekt, et käib põhjas ära ja tuleb pinnale, pind läheb põhja, põhi niimoodi. Et kõik on niimoodi. Sa elad nagu zen maailmas, sa elad hetkes, mis on ka konstruktsioon, seepärast, et hetkes sa võid minevikus elada, seepärast sa eladki minevikus, sa ei saa elada hetkes, sa ei saa elada, seepärast, et see on alati minevik, nagu fotograafia. Kas selles me võime süüdistada härrat, kes on meie armsa Zara looja, sest nii palju, kui mina tean, sina teed kindlasti sellest hästi palju rohkem, et mina tean, et tema on esimene inimene, kes hakkas tegema seda, et muud kui nagu neid suutis luua selle süsteemi, kus sa saad neid uusi kollektsioone aina uuesti nagu väiksemate vahemaadega teha, ehk siis iga paari kuu tagant tuleb midagi värsket välja, mis oli täiesti vastupidine sellele, kuidas varasemalt oli olnud see, et sul on üks hooaeg, sul on teine hooaeg, aga aasta jooksul sul ei ole 6 kuni 8 erinevat seda nii, et nüüd tuleb jälle soodusmüük ja nüüd on jälle uus kaup ja mine vaata jälle, mis sa saad endale osta. Ma võin eksida, aga mul on selline tunnet, et see oli ikkagi H&M, kes hakkas sellega tegelema. Aga nüüd jällegi, et kui nüüd hüpata H&M-i peale, siis rääkides 90ndatest ja kui ta hakkas neid kollektsioone, nagu ta hakkas kvaliteeti alla tooma, ta hakkas kollektsioone tihedamaks ajama ja kadusid ära näiteks isegi 2000, ma arvan, kas esimeses 2010 ja kuskil seal, kus on kollektsioonid, mida teevad suured staarid, näiteks Madonna ja mul on isegi endal üks mingi särk, mis on Comme des Garçons oma ja ma ei tea, kas see Yamamoto on sinna teinud. Ma ei imestaks, kui see on kinni makstud ja Madonna on sinna teinud, eks, ütlesin. Ja tänapäeval selliseid asju enam ei ole. Ja see on täiesti peatumatu, ma ei tea, kuskil peab see piir tulema, seepärast, et ma arvan see ekraani sügelist pulber, et sa tahad kogu aeg niheleda, sa tahad kogu aeg midagi uut saada, see on niivõrd, see ei ole enam meelitav, vaid ma arvan, et see on haigus, see on nagu hetke fenomen või? Kas võtan natukene, lähen sinu mõned teemad tagasi, sest sa teed midagi väga huvitavat välja, mis on see, et siis haute couture osa nii-öelda sellest moekunstist on ainuke osa, mida me saame siis päriselt kunstlik nimetada, sest see nii-öelda, see on see tõrvik, mis mingisugust nii-öelda pimeduses, eks ole, sogab, proovib mingisuguseid uusi maid avastada ja see, mis on siis sellest nii-öelda need lahjendatud nii-öelda versioonid, see, mida iga inimene saab, eks ole, osta H&M-ist, Zarast või kust iganes, see ei ole enam kunst, see on lihtsalt tarbekaup ja kas siis on samamoodi, et alaad, kui me võtame, ma ei tea, mingisugused geniaalsed muusikud näiteks, vahet pole, mis žanrist, et kui nad on nii-öelda need teeloojad, siis me räägime nendest kui kunstnikest, eks ole, see on muusikaga, kui keegi teeb mingisuguse 85. boybändi, mis lihtsalt teeb nendest samadest ideedest lahjendatud variante, siis see enam tegelikult ei ole kunst, see on lihtsalt jällegi tarbemuusika, see on lihtsalt tehtud selle jaoks, et kiiresti mingit hitti saada. Ja seal on muidugi see nagu põnev aspekt, et kui me lähme nüüd nagu suuremas plaanis veel tagasi, et kui me räägime renessansist näiteks, et see on ju tegelikult terve Euroopa kultuuri, Rooma kultuuri, vana Kreeka kultuuri taassünd või me võime veelgi rohkem tagasi minna ka Kreeka kultuuri taha, et mingi asi tuleb, aga see ei ole nagu nii sügav tulemine nagu. Et see on jah, see on pigem kitsch, aga see saab töötada ainult selle peal, et kui sa ei tea, mis see algne asi oli, sest et ma ei tea, minu vanuses on nagu
nagu neid koopiate koopiaid, noh, mis lähevad tihtilugu lahjemaks, noh, kes olen mina, et öelda, et see on nagu lahjem kui tänapäeval on see, et kui palju klikke sa saad, kui palju like sa saad ja noh, öeldakse, et noh, lihtsalt mind maetakse nende suurte rindade vahele ära, aga noh, rinnud siis sõidetakse must üle. Aga nii see ilmselt on. Ja noh, kõige hullem on nagu vaadata just nagu moodi või et kui kaob ära teadmine või kui kaob ära see tegelikult, kui ta muutub selliseks noh, moe mäletsemiseks või tarbimismäletsemiseks, siis noh, tegelikult see sama mäletsemine, kui noh, käi näiteks Ameerika väikelinnadest läbi, sa näed, mis see tähendab. Ma ei pea detailides laskuma. Jaa, aga tuleme korraks Sarah Mooni juurde tagasi. Kui sina vaatad Sarah Mooni, miks sa arvad, miks ta on inimesi puudutanud, miks ta on muutunud ka selliseks legendiks, nagu ta on või mis temas on? Eks ole, kõige mingisugused lihtsamad asjad, mida iga inimene märkab tema tööde juures, on see, et sa vaatad neid töid ja kui sul ei oleks seal aastaarvu juurde kirjutatud, siis sa arvaks, et see on tehtud 100 aastat varem, kui ta tegelikult on tehtud või 60-70 aastat varem, kui ta tegelikult on tehtud. Eks ole, me näeme palju, eks ole, pehmet fookust, me näeme ka seda sihukest vähest detailsust ja mingisugust kindlalt ka sellist nagu mingit hõngu või mingisuguse sellise ajaloolisi tapihõngu. Et esimene asi, kui ma neid nägin, see, mis ma tahtsin öelda, on see, et nad justkui on ajatud, aga siis ma sain aru, et nad tegelikult ei ole üldse ajatud, nad justkui tunduvad mingist hästi spetsiifilises ajas olevat. Ja. Seal ongi nagu, jah, seal on vist 2 aspekti. Üks asi on see puht tehniline külg, mis tähendab seda, et ta pildistab polaroidide peale, aga selliste polaroidide peale mitte noh, polaroid on kahte sorti. On sellised, nagu tänapäeval on need populaarsed, et hüppavad välja, sul on polaroid lihtsalt käes. Aga on vanad polaroidid veel, milles on ka polaroid nii positiiv sees kui negatiiv ja kui seda negatiivi töödeldas ja saadki noh, nagu päris negatiiv, millest sa saad printe teha ja tema kasutab mitte seda päris polaroidi, vaid seda negatiivi ja mille pealt ta siis pärast teeb need suurendused. Ja ta on hästi pehme, ta on selline tipitäpiline kogu see emulsiooni need osakesed, tükid on seal näha, no mis tihtilugu veel jooksevad kokku ja vastavalt sellele, kui kaua teda ilmutada ja Saara teeb seda suhteliselt kaua. Ta saab selle, et kõik mustad toonid lähevad nagu eriti sügavaks ja kõik heledad toonid muutuvad halliks ja noh, põnev on, see on nüüd üks aspekt, eks. Teine on see, et Saara, tema ise, kui noh, kuidas tema maailma näeb ja kes on tema eeskujud. Ta vabalt võib, ta on toonud isegi eeskujudeks just nimelt neid 19. sajandi lõpu tegelasi ja seda on tunda, siis mulle tundub stilistikast, ta läheb sinna Weimari aegsesse vabariiki, et 19. 33. aasta vahel selline teatav dekadents, aga noh, see ei ole mitte see dekadents, mis on Ellen von Unwertil, eks, kus on selline pilgeni täis seksi ja paljast pinda ja cheatimist ja kõike seda lõbu, varieteed, kabareed, vaid tal on täis, ütlen 3. aspekti veel, et tema üks lemmikutest on Proust ja kogu see Prousti mängimine ajaga, aja kadumine, selle tagasivõtmine, selle meenutamine, samamoodi Virginia Woolf. Ma küsisin tema käest spetsiaalselt, et esimene pilt mul oli tema pilti peal, et Virginia Woolf, et see on mingisugune selline tume, voolav ajajõud, noh, Virginia raamatud ongi, et ta kirjeldab sellise raamatu ühest päevast või siis noh, nagu terve raamatu mingisugusest kellegi külaskäigust kuhugi ja ta ei räägi, ta kirjeldab tohutult palju detaile, aga see lõpuks see ei moodusta mitte detailide sellise barokse või rokokooliku paleti, vaid see on nagu sealt noh, see muutub selliseks noh, mingis õuduks või mingisuguseks selliseks kummaliseks
ajapulsiks, mis seal on. Ja tal on, Saaral on täpselt seesama. Ja ma küsisin ta käest spetsiaalselt, et teate, et kas Virginia Woolf on siis, võib-olla ka sind mõjutanud, ja ütles, et kas sa oled lugenud Virginia Woolfi, ja ta rohkem ei vasta, ta küsinud midagi. Ja siis ma ütlesin, aga tema suhtlemisstiil ongi selline, samamoodi nagu ma küsisin, mulle tundub fenomenaalne tema nimi Moon. Ja mulle tundus ka see, et ilmselgelt on see kunstniku nimena võetud. Lihtsalt sellepärast, et kui tema pildid on sellised hallid, ma nimetaksin seda, et vari ilma päikeseta. Milles on sees juba paradoks, seepärast, et kui on vari, siis tähendab on päike, eks. Aga tal on varjud ja päikest ei ole. Ja tal ei ole nagu sellist asja, et varju nagu üldse ei ole. See vari, ta on nagu tagaplaan, mis surub ennast välja või nagu mingisugune, kas ma ütlen, ajareovesi, mis kanalisatsioonist hakkab välja tulema ja koriseb seal ümber ja annab märku, et mingi aeg on otsa saanud, see voolab kõik suurde merre. Ja see aja aspekt ja see võib-olla need on mingisugused esteetilised kategooriad, aga kui sa lähed sinna nende piltide juurde, siis tema kompositsioon on tegelikult suhteliselt selline kindel. Ta jaotab pildi väga täpselt ära vasakuks pooleks ja paremaks pooleks. Ja nagu teada, selline vanem ikonograafia, see vasak pool, see on tegelikult päikese pool, paradiisi pool, milleks vasak pool, seepärast, et ikoone vaadatakse mitte ei vaadata, vaid ikooni minnakse sisse. Sellepärast ongi see parem pool ongi parem ja see on nagu ida, see on paradiisi pool ja ta ongi right. Ja vasak pool siis on left, mis on nagu jäetud ja mis on põrgu pool ja mis on ka varju pool. Ja tal on absoluutselt see, et enamus portreesid vaatavad, nad on seljaga sinna varju poole, aga nad on juba varjutsoonis ja vaatavad alguse poole tagasi. Ja nad püüavad varjata, nad on tavaliselt profiilis, on see kumerselg, mitte baleriini selg, mis on selline, eks, vaid selline istuv, endasse sulguv kumerselg ja ta eelistab pikka kaela ja tihtilugu ta veel pöörab ära. Mõtlen veel on, mida ma ei saanud tema käest küsida, on üks 17. 18. sajandi alguse maalikunstnik Antoine Watteau ja tema on üks esimesi, kellel on sellised galantsed metsas väljasõidud, istumised, kus on umbes 18-19 inimest ja nendest paar tükki ainult vaatab nii-öelda maalist välja. Nad vaatavad kõik sisse, nad on kõik seljaga, seepärast, et tegelikult on seegi üks aeg, aeg pärast 30 aastast sõda, Euroopa aeg on jõudnud absoluutselt teise aega ja ta kuidagi kirjeldab seda niimoodi, et kõik need tema pidulikud olekud ja metsas istumised, mingisugust tumedates metsades oleme, kõik on nagu seljaga. Ja see annab nagu see enesesse sulgumine, mida Saara veel rõhutab sellega, et tal on hästi palju selliseid silmad kinni pilte ja veel see enesesse sulgumine on ka see, et ta paneb käed silmade ette. Kas see on mingisugune varjamine või siis on nagu suisa, mõlemad käed on silmade ees ja neid on tal hästi palju. Ja mul on selline tunne, et see ei ole mitte ainuüksi selline, et ma mõtlen nende mälestuste peale või et ma mõtlen aja peale või ma kardan aja liikumist, vaid see on isegi see, et äkki see mälestus, mis mul ajast on, et äkki see kaob ka ära. Et see on nagu see aja teema, see on nagu mitmed lained, mis seal sees käivad. Ja väga paljud pildid on maastikud, mis on, kus on tee tavaliselt seal kuskil keskel või ta jookseb tihtilugu alla
parempoole põrgunurka sinna või noh, nagu varjunurka, see on noh, kõige maisem, kõige kaduvam nurk on see alumine nurk ja need teed jooksevad kas niipidi või siis lähevad ülesse poole, aga ikkagi suunduvad põhimõtteliselt ja seal on seljaga olev modell või väikene inimene. Ja sellest on väga hea näide töö, mida näitusele sisse minnes jääb kohe vasakut kätt justkui nagu selja taha, mida ei pruugi üldse tähele panna, sa saad niimoodi näituse läbi käia, et sa isegi ei pane tähele seda, aga see on siis selline töö, kus me täpselt samamoodi, me näeme diagonaalis on läbi puude allee läheb päike, eks ole, seal lähevad puud ja siis ka diagonaalis siis justkui nagu pildi ülanurka jalutab naisterahvas, kelle selja taga on kas koer või kass, mina näen kassi, paljud inimesed näevad koera. Ma isegi ei saa aru, mis loom see on. Ühesõnaga, aga ja see on siis 1974. aasta foto ja selleks hetkeks, eks ole, Saara oli pildistanud juba päris mitu aastat ja see, nii palju kui mina tean, oli siis esimene foto, mida nähes, ta ise sai aru sellest, et okei, et mul midagi hakkab nii-öelda nagu välja tulema ja see foto on väga-väga hea näide sellest ka, kuidas see tundub justkui nagu suvaline foto, eriti kui fotost mitte midagi ei teada, aga tegelikult kui sa seda vaatad, see on kompositsioonilline perfektne. Seal on kõik jooned, diagonaalid, kolmikud, kõik osad on lihtsalt täiesti ideaalsed ja see on ka siuke väga huvitav asi temaga nende portreede ja selliste asjade juures, et ta nii tihti jätab sellise mulje, et siin justkui ei ole mingit kompositsiooni, aga tegelikult see kompositsioon on seal metsikult tugev. Kas sa tead selle pildi sünnilugu? Ei, ma võib-olla olen sellest midagi 1, 2, 3 asja kuulnud, aga praegult niimoodi ma ei oska öelda. See oli nii, et ta isegi kirjeldab kuskil oma raamatus seda, et ta tähendab, ta kirjeldab, kuidas ta pildistab ja siis selle pildi lugu saab nagu sellega ta iseloomustab oma tööprotsessi, et ta kutsub modelli ja ta ei tea, mis selle modelliga teha, see modell hakkab ära väsima, ta ei tea absoluutselt, mida teha, ta mõtleb, et ta solvab modelli ja seda aremaks ta ise muutub, ta astub 2 sammu tagasi. Ta mõtleb, et kas ta peaks ülevalt või altpoolt pildistama, siis ta kõnnib pool tiiru ümber ja mõtleb, et ei, see ei ole see. Siis ta võtab aja maha, ei lase modellil mitte midagi teha, modell istub edasi ja selles vaikuses ta mõtleb, et et äkki ma peaksin ikkagi vaatama ja siis ta tõuseb püsti, et ei, sellest ei saa mitte midagi, ei tule mitte midagi välja. See on, et mul on piinlik selle modelli ees, mul on piinlik, et ma ei saa ise sellega hakkama, aga et äkki läheks välja. Ja siis nad lähevad välja selle modelliga ja ta ütleb, et ja siis vaatamata selle, et see päike ei ole absoluutselt nagu tema planeet, et see päikese mäng sellel diagonaalsel alleel, mis on varjus tegelikult, ja ta saab aru, et jah, tal ongi vist neid kaadreid on suhteliselt vähe, neid erinevad kaadreid sellest, et jah, see on see, ütles, et vahel ongi nii, et ta ütleb, et ma lähen välja ja mu pea on tühi. See on see tema vastuseis sellele kontseptuaalsele kunstile. Mu pea on tühi, seepärast, et ma ei oska sõnastada, mille pärast ma välja läksin. Ma jäin kinni mingisuguse kohta. Ma jäin kinni mingisuguse kaadrisse ja ma tean, et kui ma seda praegu peaksin tegema, nii nagu see on, siis oleks see, et ma ei pruugiks seda üldse teha, seepärast, et ma tean, et see on see, mida ma enne välja mõtlesin ja siis ma jään ootama, et seal juhtuks midagi. Ja siis tihtilugu juhtub ja seal juhtus ka see, et see imelik koerakene, koer või kass ja tegelikult ma olen vaadanud lähedalt, ma ei saa aru, mis see on, kes käib tema sabas, minu jaoks on ta nagu kurat, ta on mingi saatan, äkki mingi puuder selline nagu Mephisto selline tegelane ja nad ei ole omavahel, nad on omavahel ühendatud ainult selle trajektooriga ja sellega, et ilmselgelt see olend, kes tema taga on, see tahab hoida seda sama trajektoori ja ta järgib sellele modellile. Ja seal on veel üks tool, mis jääb vasakusse nurka, mis on, kas see daam istus seal enne, see on üks tool on veel kuidagi kokku pandud, üks on lahti. See narratiiv, mis tuleb, saad aru, vaata, see ongi see, et see ei ole mingisugune selline sõnaline narratiiv, see on selline nagu tundlemise mingi rida, mis sealt tuleb, mis tundub nagu väga konkreetne ja mida, kui sa pildi ette vaatad, sa saad aru, et see on väga konkreetne, et see on isegi reportaažfoto.
vaata, me rääkisime enne, et sa vaatad peale, et kõik on nagu selline hall, tume ja tuhmi, et seal ei ole mitte midagi sündinud, et see on abstraktne maal. Ei ole, see on täiesti reportaaž. Ja ta on öelnud ka, et ma ei pildista olematuid asju, et ma näengi niimoodi. Ja siis, kui ma talle otsa vaatan, ma saan aru, et ta näebki niimoodi. Ja see nagu tema kogeluste vahel, ma usun, et ta on nii palju osava kirjasõnas kui rääkides. Toomas, meil on siin Tšehhovi relv olnud laua peal saate algusest saadik, et kas sul on meile siit midagi põnevat äkki näidata? Ja no eks ma võtan siis päästikule. Mul on nüüd, nagu näed, see on rohelisse mattunud on. Ühesõnaga, et illustreerida sama juttu veel ja et näidata, et tema hullusel on järjekindlust, siis võib-olla mõned pildid. Näiteks siit, näiteks üks motiiv, vaata, eks. Et siin on sama see, et millest me rääkisime, põrgu pool, need mingid kummalised linnud, mis on tegelikult, mis ei ole päris linnud, need on siia projitseeritud valgele seina peale, see on suvaline uks, mis on paotunud, nagu sa näed, ja selle ukse taga on veel mingi valge joon. Nii et tema poolt kõik muutub selliseks nagu mingiks märgiliseks aspektiks ja neid kummalisi linde, neid on hästi palju ja nad lendavad siit ilusalt valguse poole pealt tegelikult musta, kuigi see on isegi natuke tume. Siis jälle, mille nimi on lihtsalt mära ja ta võtab kindlasti sümboli kuju. See on tegelikult, kui ma hakkan nüüd niimoodi mõtlema, et ta meenutab pigem selliseid Baudelaire aegseid sümboliste, et võib-olla sinna peaks tagasi minema, kui ka ise väidab, et talle meeldib pigem ekspressionistlik film, kus ta on ka kindlasti nii-öelda moefototeoks saanud. Hukkuv laev, mis võib olla Titanicu pilt kuskilt üles pildistatud. Või siit jälle vasakust nurgast hüppab välja leopard, aga ilmselgelt on see leopardi topis. See ei ole lihtsalt leopard. Et ta on sellest kustunud koldest hüppab välja surnud looma topis. Ja mis on täiesti agressiivselt püüab liikuda siia mustast välja. Et need pooled asjad, need töötavad tal kogu aeg. Kas on sul lihtsalt silma selle jaoks, et tähele panna seepärast. Et vaata, täpselt see sama, millest me rääkisime, et lõpuks ta oleks nagu, et kui sa tahad temast rääkida, sul on nagu keeruline, kui sa lähed teda vaatama, sulle tundub, et see on abstraktne ja kui sa natuke rohkem vaatad, viitsid vaadata, siis sa saad aru, et ta on reporter-fotograaf. Ja kui me nüüd võrdleme kedagi sellist nagu Sarah Moon, kellegi täiesti teistsugusega nagu Andy Warhol, siis mis on need esimesed asjad, mis pähe tulevad. Võib-olla ma isegi teen selle natukene pikemaks selle küsimuse, sest üks asi seoses Andy Warholiga, mis minul hästi tugevalt on peas olnud, on see, et Andy Warhol ta lõi iseendast mingisuguse kindla kuvandi. Ta enamasti kandis, eks ole, parukat, ta kandis neid päikseprille, ta kandis seda džemperit, eks ole, ja riietus kui selline, millest me ka juba oleme, eks ole, rääkinud seoses moega, on hästi huvitav asi, sellepärast, et riietuse esmaeesmärk peaks olema ju meid kaitsta. Peaks olema, vahet pole, kas on elementide või loomade, või kui me täiesti algselt mõtleme, mis on riietuse eesmärk. Eesmärk on meid kaitsta. Aga mida riietus samal ajal teeb, riietus näitab meid, sellepärast, et see, mida me otsustame kanda, ütleb väga palju selle kohta, mida me nii-öelda proovime saavutada. Ehk siis üks sama asi teeb korraga kahte asja. Ta peidab meid ja ta näitab meid. Ja Andy Warhol oli selles mõttes väga huvitav inimene, et tema, nagu ta ise, eks ole, ütles, väga introvertne, väga häbelik, kartis inimesi, pidas ennast väga koledaks inimeseks ja nii edasi. Ja kõik see riietus, need prillid, see parukas, ta kaitses ennast, eks ole, ta peitis ennast selle taha, aga ta otsustas ennast peita mitte sellisel viisil, mis teeb ta vähem nähtavaks, vaid ta otsustas ennast peita viisil, mis teeb ta rohkem nähtavaks. Ehk siis ta suutis iseendast manada sellise ikooni juba, et kui ma teen, eks ole, tema silueti, siis isegi inimesed, kes ei tea, kes on Andy Warhol, on seda siluetti näinud ja nad teavad, see on see Andy Warhol, mingi tüüp 20. sajandist. Jah, see on nüüd üks aspekt. Ma
tegelikult tooksin paralleeli ühe teise toreda muinasjutuga ja see oleks Pinocchio lugu. Noh, ütleme meil sellises vene kultuuriruumis Buratino lugu, et kus ta tõusis hommikul üles ja arvas, et ta läheb kooli ja siis ta jõudis tsirkusesse ja siis siis ta kohtus pärast tsirkust, kohtus pimeda kass ja lombaka rebasega, kes päeva lõpuks ütlesid, et kuule, sul on raha, et pane see nüüd maha ja sul tuleb rahapuu. Mida ma tahan öelda, et teine aspekt on see, et ta ongi kuskist otsast nagu edev, üliedev, ta on totaalselt kontrolliv nartsissist ja teistpidi ta ei loo niivõrd iseennast, kui teda luuakse, seepärast, et ta sattus täpselt sellisel ajal sinna, kuhu vaja. Mis on selle tõestus? On see, et kõik tema raamatud, mis on temast kirjutatud, hakkame 70, kas see oli 72 ilmus Andy Warhol taast peesse tagasi. See oli see Philosophy of Andy Warhol. Ja omal ajal sellest väga palju räägitud, et selle taga on tegelikult 3 autorit. Seal on see Pat Hackett, kes on kirjutanud tema biograafia ja veel sinna vahele ühe popism on veel ka tema kirjutatud. Me ei tea, et see tütarlaps tuli tema juurde 68. aastal ja ta on kogu aeg töötanud ainult tema lintidega, ta on ainult tema kõnesid vastu võtnud. Siis on selle raamatu taga, selle esimese raamatu taga on veel kas Bob Coachello ja Birgit Berlin. Tähendab 3 väga tugeva sellise veenmisoskusega inimest, kes panid temast kokku selle raamatu. Ja kuidas see tehnika käis? See käis nii, et Hacketti käes olid lindid ja Birgit Berlin ütleb ühes intervjuus seda, et tema Andy Warholi kõige suuremaks vaenlaseks oli lause. Et ta ei suutnud mõelda, ta andis neid juppide kaupa välja, et nagu ta ei suutnud ka rääkida tegelikult. Ja see, et kui me nüüd loeme see tekst, mida me loeme tema biograafias, mida on kuskil 800 lehekülge, on võetud 20 000 leheküljelisest skriptist välja. Ja kuna selle taga on Hackett, siis ta ei saa kirjutada, ta ei saa esiteks nagu ka selle esimese raamatu puhul, nad ei saa müüa ennast, kes nad olid selle ajal, mitte keegi, suuresuised, mitte keegi, aga samas väga osavad. Ja nad said müüa ennast Warholiga ja sealt maalt, kui nemad on selle tiimi taga, tekib minu arust esimesena juba selline tugevam, fundamentaalne Warholism, mida siis kõik galeristid samamoodi püüavad kinni hoida teatavatest Warholi lausungitest ja sellistest materjalidest, mis talle jäävad. Näiteks see sama Pittsburghi Foundation, kus on tema mingi 600 mälukarpi, mis on seal 77. aastast alates ta on kogunud. Ta ei lase sinna juurde, on sellest tohutust massist, on kätte saadavad ainult kas 3 või 4 tükki ja peale selle sinna lisatakse müüt, et see tegelikult oli tema suur selline arhitektuuriprojekt. Et see oli ka tema kunstiteos. Mis on täiesti absurdselt vale, seepärast, et ta kogus asju, tal oli lihtsalt selline obsessiivne asjade kogumismaania, et kõik teevad tema korterid, mis oli nii, et isegi tema suur Sohos olev korter sinna tagatuba, mis oli punaseks väritud ja ukse lahti tegid, siis oli lihtsalt täis absoluutselt asju, mis olid tegelikult ka minu arust kas mingi süsteemi pandud vähemalt, nagu enam-vähem tundus, et see oli mingi süsteemis. Ja temast on loodud selline müüt. Vastupidi täpselt sellele meie Sara Moonile, kes kurdab ühes intervjuus, ütleb, et ma ei saa oma galeristidega läbi. Nad kogu aeg küsivad, et miks ma nii palju pilte tahan välja panna. Et kui sa 3 paned, miks sa siis 2, sa võiksid ju ka 2 panna. Et kõigil jääb mulje, et sul on nii palju pilte ja hind läheb alla. See on täpselt see sama tehnika, mida kasutatakse ka Warholi puhul. Ja Sara Moon ütleb, et mul on sellest ükskõik.
Tähendab, seda võib öelda loomulikult daam, kes on kas 70 või nagu ta praegu on 81 vist peaks olema, eks. Et no auda seda kaasa ei võtta, ta ütleb, ma tahan, et mu visuaal jookseks. Aga see hektiline asi, millega tegeleb Warhol ja mille järelhüüdena me püüame teda, noh ka mina tegelikult öeldes, et ta oli vaene Buratino, kes lõpetas lollide mäel, eks. Et see on ajakapriis ühelt poolt ja teiselt poolt noh, ta on loodud ja noh, tõepoolest näiteks see film tema nendest armuelust ja armuloost, mis on Netflixis kättesaadaval, see on ka ikkagi, ta püüab näidata, tänapäeval on selline hüsteeriline imperatiiv, ma nimetaksin seda, et noh, kõik asjad peaksid olema hüsteerilised ja kõik peavad olema ohvrid ja kõik muutub hüsteeriliseks. Ja see on noh, nagu selline väga leebe variant. Noh, okei, ma liialdan, et see on sellest samast puust. Aga kui nüüd tulles tagasi selle peale, et sa nimetasid tema riietust, tähendab, kui ta varjab midagi, siis ta varjab sellepärast, et ta ei oska sõnastada lauseid. Ja ta varjab sellepärast, et ta jumaldab kuulsusi. Ta arvab kogu aeg, et kuulsused vihkavad teda, aga tal oli üks ainulaadne oskus, et oskas kõikidele kuulsustele jätta mulje, et ta ütles, et on nende kõige suurem fänn ja sellisel kogeleval moel, kelle parukas, no esimest korda vist suutsid britid kuskil muuseumis, ma ei mäleta isegi, mis galeriis näidata tema parukaid. Kuidas nad Pittsburghis selle kätte said, ma ei tea. Ja noh, see, kes kirjeldab seda, neid parukaid, ütleb, et see ei ole väga meeldiv vaade, seepärast, et esiteks nad on sellised, neid on õlitatud, neid on vahatatud, nad on halvasti värvitud, paljud, noh, enamus on loomulikult nagu päris juustest, aga noh, nad on ikka nii hirmsad ja ta kandis mitte ühte parukat, vaid ta kandis tihtilugu nagu 3 tükki parukatest. Ja ta keskelt oli ta tühi ja ääre pealt oli, muidugi ma lähen väga kollaseks praegu, aga ma arvan, et see tegelikult võib-olla iseloomustab seda Buratino aspekti, millest ma tahan rääkida, seepärast, et üks on see, kes satub sinna, nagu see, et kõik ütlevad, et Andy Warhol, ta teadis, ütles, et igal ühel saab olema meist 15 minutit kuulsust. See on kontekstist totaalselt välja rebitud lause. Ja seepärast, et ta ei räägi nagu meiesugustega, ta räägib sellega, kellega ta tegi MTV-d laadseid saateid ja et need kuulsused saavad endale selle 15 minutit. Ta ei ole ettenägija Vanga, või ta ei ole selline kuulutaja Johannes, kes räägib, et ta kunagi ei ütle seda, et nii, kuula nüüd, sealt tuleb see või teine, ei, ta kogeleb seda oma ette niimoodi. Ja sealt me oleme lihtsalt selle üles korjanud. Wow. Aga põhimõtteliselt siis, mis sa ütled, on see, et lisaks sellele, või ma ei teagi, kumba sa siis ütled, sest mis mina sellest võtan, on see, et lisaks sellele, et ta ise suutis iseendast mingisugust kuvandit luua, siis sina ütled, et sinna on veel rohkem on loonud seda teised inimesed tema ümber tegelikult. Seepärast, et kui me räägime kas või sellest mustast, mis tal oli enne seda, kas oli enne või pärast seda olid tal veel valge triibuline, selline rohkem valged pisikesed triibud sees. Aga kui me vaatame seda musta värvi kasutamist, mind lihtsalt samamoodi huvitas see, seepärast, et kuskil öeldi, et ilusasti, et jah, et tema on loonud selle oma pulloveri ja üleni mustas. Kõik rokkarid käisid üleni mustas, tema sõbrannad olid üleni mustas, nad kõik olidki mustas, et sellest ei olnud mitte midagi nagu omalaadset ja see must periood kestis tal 60-ndate, see, kui ta oma esimest seda Factoryt hakkas tegema või kui ta tegi, siis ta kandis mõnusalt pintsakut, tal ei olnud mingisugust musta lembust, aga kui ta on nüüd oma nende jüngritega koos, seal on üks Preili Sedvik, kes on üliharitud, ülihea maitsega kohutavast perekonnast ja lõpetab narkomanina nagu 6 tema stuudiokaaslast 70. algul. Enesetapud, lihtsalt enesetapud, 2 hüppavad aknast alla, üks tapetakse voodist ja 2 tükki, ühel on üledoos ja 2 on üledoos ühesõnaga. See on see taak, mida ta kannab, aga ma tahtsin öelda, et see on see periood, ta lõpetab selle kuskil 70. algul, muutub ta prepiks, nagu on selline moestiil, sellised
pintsakut ja natukene mingisugust teksat ja või sellist sportlikku püksi. Ja me rebime jälle kontekstist välja. See on paradoks, mis tekib popkunsti apologeetidel, et nad tahavad öelda, et ühtepidi oli Warhol, kes tõstis asju kontekstist välja ja muutis need demokraatlikuks. Baudrillard ütleb selle pealt, hello, pidage nüüd hoogu poisid, et asi on selles, et kui te ütlete, et kontekstist välja tõstmine, see teeb demokraatlikuks, siis te olete täiesti valesti mõistate, seepärast kontekstist välja tõstmine, see teeb asja eriliseks. See on hoopis vastupidine asi. Et ma arvan ka, et kogu popkunst oli nii elitistlik ja see, et kui me küsime, et mida me siis nagu kokkuvõttes, mida me siis teame Warholist, on Marilyn ja on siis tomati mis on jällegi, eks ole, kontekstist välja tõstatud ja läbi selle eriliseks saanud. Ta on sama nagu kõik need dadaistid, seesama Pissoir ja mis iganes, me räägime lihtsalt kontekstist ja kunstniku mõjust väljaspool konteksti või väljaspool konteksti oleva objekti kehtestamisest. Seepärast, et tegelikult dadaistid ilmselgelt olidki esimesed need, kelle kaudu sai kunstnik võime lihtsalt näitas näpuga tühjusse, ütles, et see on kunst ja kõik ütles, et see ongi kunst. Ja Warhol, jah, tema on vaatamata sellele, et tal on ka selline tume pool, mis on tegelikult ma arvan, seotud just tema algus enne seda, kui ta neid totraid filme hakkas tegema. Me võime rääkida tunde nendest ja mina olen selline lahmiv ekspert, kes sellest aru ei saa, eks. Aga ja tema see lõpp, kus ta jälle selliste kristlike motiivide ja elu ja surma ja tegelikult on ta elanud väga hirmsal ajal, kui sel ajal, kui ta Marilynnigi teeb, eks. Kas meil aeg tiksab? Jaa, meil hakkab, ma üldse ei taha sind ma peatada. Uurige ise. Sul on nii hea hoog sees, lihtsalt ma üldse ei taha sind peatada, aga kuna me peame kohe lõpetama, me oleme juba ajast natukene üle läinud, siis äkki lihtsalt viimaseks küsimuseks, kui sa oskad mingit moodi öelda, et võttes arvesse seda kõike, mis sa just ütlesid, et Sarah Moonist me rääkisime, eks ole, piisavalt, Andy Warholi näitus veel on mõnda aega üleval, et kui keegi peaks Andy Warholi näitust vaatama minema, siis miks? Selleks, et vaadata reaalselt üle tema need fotod, kes on nende fotode peal ja enne tegelikult selgeks teha, kes on need nimed, kes need fotode peal on. Seepärast, et see on nüüd selline reaalne asi. Ta pildistab suvaliselt. Kaks erinevat inimest, Sarah ja Andy. Ja see näitab ka teistpidi need polaroidid, mis tal on, eks, need on kõik tema töömaterjalid. Millest edasi tulevad need CD-trükid. Nii et seda töö algmaterjali ja saada aru, et kust pealt need lõpptulemused, kust pealt need ikoonid tulevad, siis seda on põnev vaadata. Toomas Volkmann, suur aitäh jälle saatesse tulemast. Aitäh sulle. Ja suur aitäh kõikidele vaatamast ja järgmise korrani.